riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee. Tere, head vaatajad ja kuulajad. Riskid või kindlustad saatesari jätkub ja jätkub suvisel lainel, sellepärast et selline tore aastaaeg on ju pihta hakanud ja see tähendab ühtlasi ka seda, et inimesed on hulga liikuvamad, neil on palju rohkem ringi käimist ja nagu ikka tavaliselt siis päris ainult 2 kätt taskus kodust välja ka ei minda. Ja eks ka suvisel ajal võib siis erinevaid juhtumeid ette tulla rohkem, kui võib-olla tavapäraseks on saanud muudel aastaaegadel. Ja täna ongi meile tulnud siia stuudiosse 2 toredat härrasmeest, Swedbanki riskikindlustuse valdkonna juht Eivo Kisand. Tervist! Tere! Ja Telia äriarendusjuht Ainar Lillemaa. Ja, tere! Väga meeldib, et olete saanud siia tulla. Nii palju veel informatsiooniks, et mina olen saatejuhi ametis ja nimi on Tanel Talve. Aga nüüd siis tõesti suviste teemade juurde läheme. Kas olete teie oma töös ka tähele pannud, et nii nagu ma alguses siin ütlesin, et suvi on võib-olla natukese teistmoodi aeg kui teised aastaajad, või ma ajan täieliku pada praegu siin ja tegelikult mingit vahet ei ole, mis aastaaeg käsil on? No, minu poolt vaadatuna ma ütlen, see on natukene nagu 50-50, et ühelt poolt ma olen nõus, sest et on teatud asju, mis pigem juhtuvad suveperioodil, aga teiselt poolt on niimoodi, et ei ole välistatud, juhtuvad ka talvisel perioodil, mis puudutab kodust vara ja tegelikult üleüldist kodukindlustust, et mõningad asjad on, sest et inimesed liiguvad ju mitte ainult tänavatel, aga näiteks ka suvekodudesse ja siis tavaliselt leitakse kas üllatus, paremal juhul mitte, et vahepeal on midagi juhtunud või siis vastupidi, et kui minnakse tagasi oma linnakodudesse või tullakse reisidelt tagasi ja nii edasi, et siis on see teine moment, et need on natukene võib-olla selle suvise perioodiga rohkem seotud. Mitte, et inimesed ei reisiks talvel, aga üleüldiselt see suvekodude migratsioon on nagu üks asi, mis võib-olla nagu eristub just nimelt suvel rohkem ja võib-olla siis ka mingisugust kergliikurite ja jalgrataste kasutamine. Kohe räägime sellest täpsemalt ka, aga me tuletame meelde, et meil on tänase saate sellised 2 alateemad, siis võib öelda. Üks on siis kodukindlustus ja teine on seadmekindlustus. Mis neil vahet üldse on? Teeks kõigepealt võib-olla sellise A ja B selgeks inimestele. Jah, et seadmekindlustus on seotud konkreetselt seadmega. Ja hästi tähtis on see, et seadmekindlustust on võimalik sõlmida seadme ostmise hetkel. Või siis selle väga vahetul läheduses. Ja hästi oluline on ka see, et seadmekindlustusega fikseeritakse nii-öelda konkreetsed tooted või tootegrupid. Näiteks on, ma ei tea, tahvelarvutid, nutiseadmed, käekellad, kõrvaklapid, ma eeldan, et kodukindlustusega on see nii-öelda koduse vara on palju laiem kate, et see võib-olla ongi olulisem erisus. Nii et konkreetse seadmega on kaasas see seadmekindlustus, siis et ostan näiteks teilt kõrvaklapid ja telefoni, siis pean eraldi tegema mõlemale nii-öelda selle kindlustuse ära. Ja klient peab ise endale ikkagi ostma, meil on ikkagi Eestis on võimalik ise valida, et ei pea sõlmima, aga väga suur soovitus on, et ikkagi võiks kindlustus olla. Seda ei ole veel seadusesse raiutud. Väga paljud asjad on seaduses. Sellist seadust meil veel ei ole, aga kliendil on võimalus ja tegelikult, kui me siin edasi räägime, siis toome ka välja sellised olulised kohad, kus tegelikult või praktiliselt näited, kus seda võiks nagu ka vaja minna. Et meil on seadmekindlustust on juba päris pikki aastaid pakutud ja meil on tegelikult päris palju näiteid ka tuua, et millistes olukordades seadmekindlustus on eriti nagu abiks tulnud. Aga räägime sellest kohe, mis me siin ikka mõtleme, selle mõttes, et iga inimene tahab kindlasti teada ja vaata, kuidas see lause on, et tark õpib teiste ja rumal enda vigadest, eks ole. Et võib-olla siin mõned näited võiks kohe ju tuua siis, et saaks õppida teiste vigadest. Ja mis me näiteks võime tuua, et mis need põhilised kahjustused, mis need tekivad, et tegelikult on veekahjustused. Et seadmed kas kukuvad vette, saavad märjaks, jäävad vihma kätte ja teine siis pool on ka see, et ehk siis kui isegi see seade nii-öelda sealt vee alt korra läbi käib ja edasi töötab, siis ajapikku tal võib tekkida hoopis niiskuskahjustus. Kohe ei pruugigi. Mis ei pruugi kohe välja tulla, aga see ilmneb nagu aja jooksul.
et suvel, kui me toome see suve näite, siis on ikkagi, võivad olla Eestimaa vihmased jaanipäevad, paadisõidud, kalal käimised, et ikka tahad pilti teha, et ja see väike lainetus ja see lupsti seade kaob siis vette ära. Ehk siis ka seadme kadumised on tegelikult, mis tuleb ikka aeg-ajalt ette. Ja... nii, et ei olegi ainult see, et ma toon teile katkise asja näha, et siis on see kuidagi abi teie juurest saadav, et ka lihtsalt kaduma minnes. Ja, et seadmekindlustuse lepingut sõlmides tasuks kindlasti ka üle küsida kohe, et kas kindlustus katab ka kadumise ja ka varguse. Et mõlemad võib juhtuda, et mitte seade ei kuku lihtsalt maha, ei lähe katki, vaid tegelikult oled ilusti taskus hoidnud, käid kontserdil, teed pilti ja ühel hetkel vaatad, et telefon on läinud. No siin on hea teada tõesti, et keegi natuke see appi tuleb sellistel momentidel, aga korraks nüüd kodukindlustuse juurde veel tulla, et minu jaoks ka natuke arusaadavam oleks, et millisel juhul, mis kindlustus siis üldse aitab, et milline vara siis kodukindlustusega on võimalik kindlustada? Tegelikult kodukindlustus on siis, mulle endale isegi meeldib kohati nagu öelda, et on siis suurem vend seadmekindlustusele kind of, eks, sest et koduse varale saad põhimõtteliselt kõik paigutada, mis kodus sul lahtiselt on, me räägime siin, kohe inimestel tuleb pähe ju, nii, telekas, ahi, ma ei tea, aga me räägime tegelikult kogu mööbel, mis on liigutatav, eks ole, kogu elektroonika, telerid ja mis inimestel tegelikult, see on meeles, aga mida mulle meeldib alati üle toonitada tegelikult on see, et sinna kappidesse ja mööblitesse sinna tuleb midagi sisse ka panna, mis sinna sisse käib. Me räägime siin, et koduse varalt on ju kindlustatud kõik koogid aldrikust kuni sinu toasussideni, et tegelikult kõik, mis sa saad võtta kätte ja minema viia laias laastus, riided samamoodi ja riided on kusjuures üks sükene huvitav point, sest et riided on ju, mis meil on suvised riided on ju lühka ja maika, väga timm on ju, aga samal ajal, kui siin suvel kodukindlustust valida, ega keegi või vähesed, kahjuks vähesed, ütleme siis niimoodi, tegelikult mõtlevad selle peale, et mul on veel ju kogu sortiment talveriideid, tõenäoliselt elukaaslasel ka, võib-olla on lapsed ka, lastel ka veel mingi, et meil on ju 4 hooaja riided näiteks ja jalanud sinna. Ja need on reeglina ühes samas kohas kodus ikka. Absoluutselt, eks. Et see ongi põhimõtteliselt niimoodi, et kõik, mis on liigutatav laias laastus, võiks nii-öelda hästi ümmarguselt öeldes sinna alla panna. Jah, kõik nagu siin teine saates osaleja juba välja tõi ka, et olulisel kohal siin ka on tingimused, sest et ka kodukindlustus on mingisugused välistused kõikidel teenusepakkujatel olemas, stiilis, et võib-olla ei lähe sinna alla mingisugust sorti, ma ei tea, väärisesemed, näiteks mingid hinnalised maalid või vaasid või võib-olla ei lähe sinna alla mingisuguse piirini näiteks toataimed või ei lähe sinna alla näiteks moraalse väärtusega esemed, ma ei tea, sinu esimese maratoni diplom näiteks, et kuidas sa hindad seda, et siuksed asjad võib-olla on nüansid, mis tulevad tingimustes välja ja see on olenemata kodu või seadmekindlustust, kõikide kindlustuste puhul on tegelikult, et vaata sisse, veendu, saa aru, kui ei saa aru, küsi üle, spetsialistid on kõikidel olemas, Telgias on olemas, meil on olemas ja nii edasi, et see nõustamise ots on kättesaadavam kui eales varem, et ma korraks küsin sellist asja, et kui mul on tõesti selline, ma ei tea, korralik maalikogu kodus, et kas selle peab kuidagi eraldi siis ära kindlustama, et see selle tavapärase kodukindlustuse alla siis ei lähe? Tingimused jällegi on see märksõna, et kui me siin väärisesemeid vaatame, siis võib-olla kodukindlustuse all toodud niimoodi, et näiteks, et on kaetud mingisuguse piirini, näiteks, et koduse vara summast kaetud mingisuguse protsendi ulatuses. Kui on mingisugune väga spetsiifiline soov ja ma ei tea, mis taljased ja teosed kõik, eks ole, et siis suur tõenäosus on, et mõistlik on vaadata mingisuguse teistsuguse lahenduse poole kui tavapärane kodukindlustus, eks. Et kui me räägime siin ikkagi, ma ei tea, 6-kohalised ja 7-kohalised numbrid väärtused, et ma arvan, et siis ilmselt ei teki ka seda küsimust nii palju, aga siis spetsiifilisemad sellised tooted kindlasti on nagu muu kategooria kui tavapärane kodukindlustus. No vist on oluline ka see, et kindlustust tehes peaks vaatama siis need summad ka ikkagi üle, et mis väärtuses midagi üldse kindlustatud on, sest et on juhtumeid ju vist küll, kui
on kindlustus ju tehtud, aga tegelikult ei kata see sugugi seda kahju, mis on päriselt tekkinud, et need summad tuleks ka üle vaadata. Ja, absoluutselt ja väga hea, et sa seda välja tood, et siin kohe tuleb väike plaag või disclaimer või siuke reklaam, on ju. Kõik tänased kodukindlustuse omanikud ja tuleviku omad, on ju, et kes pärast saadet lähevad kohe klõpsima, et ongi väga kriitiline. Juba sõlmides tuleb summad valida. No eeltöö tuleb teha põhimõtteliselt kodune vara, nii mõtleme läbi, mis mul kõik on, tõk, on ju, liidame kõik need sussid, jalanõud, riided, kasukad, on ju, kõik liidame kokku. No põhimõtteliselt mina ise nagu tahaksin mõelda seda pidi, et kui nüüd, ma loodan, et mitte kunagi juhtu, aga kui mul kogu kodu maha põleb viimse piisani, et kui palju raha mul läheb sinna alla või et kõik see nagu taastada, sest et inimesed tihtilugu nagu kuidas ütleme, on konservatiivsem, nad ei kujuta ette, kui palju neil vara tegelikult on. Kui sa hakkad tüki all nagu kokku liitma, et siis tuleb see summa päris suur ja see summa on ajas muutuv, on ju. Mitte sellepärast, et võib-olla telerid üleüldiselt lähevad kallimaks või mis iganes, aga sa ostad koju asju juurde, vahetad midagi välja, nii edasi, et tasub üle vaadata. Mitte ainult varakindlustus, vastutuskindlustus ka, on ju, et ja see on jällegi, see on tegelikult märksõna kõikidele kindlustustele, et alati tuleb saada aru, et miks ma mida kindlustan, mis summas ma tahan seda teha ja mis summas ma peaksin seda tegema. Et varakindlustuse summa puhul on alati positiivne, kui see on tõks võib-olla isegi kõrgem kui see kogum, mis ma oskan hinnata, et äkki mul jääb midagi on ju välja, sest et jah, meil on neid olukordi olnud. Hästi sage juhus ongi tegelikult just tulekahjud, eks. Tulekahju, vara hävib, nii, ja me saame hüvitada küll või hüvitatakse ja just kui niimoodi vaadates on kõik hästi, aga tegelikult see koduse vara summa ei kata seda kogu show'd ära. Ja siis ongi, inimesel ongi see seis, et kuidas ma siis nüüd mida teen, on ju. Ja tagantjärele ei olegi suurt midagi teha, nii et ennetustöö on siin olulisel kohal. Iga aasta 2 tagant tasub üle vaadata kindlad summad. Nii et ongi oluline see ka, et kui sul on tehtud see poliis juba, et siis ikkagi vahepeal ka vaadata need summad üle, mitte absoluutselt. Läheb meelest ära, et ma olen vahepeal nagu rikkamaks saanud ja asju juurde täpselt ja asjade taassoetamise hinnad on ka muutunud. Põhimõtteliselt väga lihtne, seo millegiga ära, on ju, et nii tulumaksu või tuludeklaratsioon ja vaatan kindlustused ka üle. Kõik siuksed asjad ühe korraga ja on mureta. Seadmekindlustusest korra veel rääkides või üldse seadmetest, mis on ju ka tihtipeale ühed sellised väga kallid asjad, eks ole, kodus inimestel. Et nüüd on mul kodukindlustus ja siis on seadmekindlustus, et kas ma pean siis mõlemad tegema või mismoodi see asi siis käib? Ja minu isiklik soovitus on, kui kliendil vähegi võimalus on alati mõlemad kindlustused endale teha, sest need on tegelikult erinevad teenused. Et mul on ka nagu päris palju nagu selliseid häid näiteid, millisel juhul see seadmekindlustus tuleb nagu kliendile kasuks ka, et kui me rääkisime siin ennem kodusest varast, siis mis on kodused vara meil üks sama, et meil on täpselt samamoodi, saame kindlustada seda mobiiltelefoni, eks, aga meil kodus on ka lapsed, meil kodus on ka lemmikloomad, et kes siis põhjustavad kõik võimalikke need kahjusid. Võivad põhjustada ja tegelikult meie praktikas ja ka isiklikul kogemusel need tegelikult ka juhtuvad, et kui me toome näiteks käiku lapsed, sest me tegelikult on ju niimoodi, et laste arv meil Eestis väga palju kasvanud ei ole, küll, aga meil on laste arv, lapsed kasutavad nutiseadmeid oluliselt rohkem kui näiteks meie omal ajal, eks, et me omal ajal ei kasutati palju YouTube'i, ei teinud TikToki. Minu ajal polnud üldse moobiltelefon. Just, et minu esimene telefon oli ka nupuga telefon, et nuputelefon, sellega pilti teha ei saanud, et sellega sai ussimängu mängida. Aga tänapäeval lapsed kasutavad oluliselt rohkem nutiseadmed ja nende seadmetega juhtub ka rohkem. Et kui me toome siia käiku näiteks ka veel selle meie suve teema, siis et eriti huvitav koht on batuudid. Et see nii naljaks, kui see ei ole, siis batuudide peal juhtub väga palju õnnetusi just mobiiltelefonidega. Lapsed hüppavad, see batuudi, isegi kui see mobiiltelefon on batuudi ääre peale pandud, tuleb sinna hüppealasse sisse ja maandutakse selle ekraani peale, läheb nagu klõpsti katki.
ja siis, mis ma olen veel tähele pannud, et tegelikult isegi kui lapsed üritavad neid telefone ja üldse nutiseadmed, ka tahvleid, eks ju, säästa, nad panevad jope sisse või koti sisse, siis tihti need joped ja kotid on täpselt samamoodi seal batuudi peal ja keegi lendab sinna otsa ja õhtul siis avastatakse, et aeg koju minna, eks siis need seade on katki siis, Batuut on üldse õnnetu toode minu arust, et kodukindlustuse vaatest on ju, me mõtleme, et noh, et tuleb tuul, batuut on õue peal, esiteks batuut läheb lendu, et batuut läheb ise katki, batuut lendab sinu teisele varale otsa, majale, akendesse, kuhu iganes ja naabrile veel takka otsa ja nüüd me paneme sinna selle seadmete dimensiooni veel otsa, et niisugune tunne on, et numbrid tuleb kuskile jooksma panna korraks, enne kui batuuti ostma hakkad üldse endale. No kindlasti ei ole ainult batuut nüüd kurja juur, et kui nii võtma hakkame, siis on kõik sõidukid jalgratasteni välja, eks ole, on ohuallikad, et midagi pole ja selleks ongi ju kindlustus kui teenus nagu ju välja mõeldud ja rakendatud. Et kui kodus on batuut, siis tasuks üle vaadata tervisekindlustused igaks juhuks, et tuleb välja, et suvel, eriti õhtupoole, need realiseeruvad need batuudi õnnetused, et lapsed on rohkem väsinud, aeg on magama minna, nad on ülemeelikud ja juhtuvadki siis õnnetused, et seda on ka statistika näidanud. Jah, ja sellel puhul on tõesti nii seadmed kui ka enda tervis ju kõrgendatud ohu piirkonnas, kui nii võib öelda. Aga ma ikkagi korra veel urgitsen seda, et kodukindlustus ja seadmekindlustus, et ma olen seal batuudi peal või laps on seal batuudi peal selle telefoni nüüd katki hüpanud, kuhu ma nüüd siis pöördun, teie poole või teie poole selle seadmekindlustusega, kui on mõlemad tehtud? Kui kliendil on mõlemad tehtud, siis mina kliendina soovitaksin vaadata kindlustustingimused esmapilgul üle, et kui need ei ole meeles, siis tuleks kindlasti otsida oma poliis üles ja vaadata, millistel tingimustel kahju hüvitatakse ja kuhu poole peab üldse pöörduma. Et seadmekindlustusel üldjuhul on soodsam omavastutus ja protsess on ka see, et tuleb siis kas siis müüja poole pöörduda, kui näiteks Telias on Telia ise. Telias on vormistatud seadmekindlustus on võimalik läbi iseteeninduse seda teha, et kui on kuskil mujal tehtud, siis tuleb otsida see, et kuhu poole siis nagu pöörduda. Nii et soodsamas nii-öelda varianti minna. No tegelikult ma siin kaasarääkijaga olen nõus, et vaatame üle, et kus, mis on kaetud, sest et alati ei ole kõik võib-olla üks ühele, eks ole, et kodukindlustus võib ikkagi seadmekindlustusest erineda, võib-olla seadmekindlustus on mõnel teenusepakkuval laiem, vastupidi kodukindlustus mõnel laiem, kuigi ma arvan, et seal vahed ei ole nagu nii suured selles osas, et mis on kaetud nii-öelda. Aga võib-olla jah, seal need muud tingimused, et oma vastutus toodi välja, et seal võib-olla võrrelda, et kuidas seal see väärtus, seadme väärtus on ja kõike seda. Ja teinekord on ka vanuselised piirangud, et kui vana seade on parasjagu kindlustatud või mitte, et kodukindlustuses tihtilugu on ka mingisugused piirangud, et teatud vanusest enam näiteks nutiseade ei ole kodukindlustuse. Mis see teatud vanus siis on? Varieerub, aga kui siin midagi nagu õhku visata, et siis näiteks telefonidel, nutiseadmetel niisugune populaarne asi võiks olla näiteks 2 aastat ja sülearvutite puhul näiteks 4 aastat. Kas seadmekindlustuse puhul on ka see ajaline piirang kuidagi oluline? Ja siin tuleb kindlasti vaadata teenusepakkujate lõikes võib see olla ka erinev, aga kui ma oskan, ma räägin nagu enda nii-öelda ettevõtte põhjal, siis meil on leping võib olla kuni 5 aastat pikk, ehk siis kliendil on tegelikult kindlustus kaetud kuni 5 aastat. Nii et siis mina võin oma 3-aastase telefoniga ka ikkagi teie poole pöörduda, et see on ka oluline vahe ju tegelikult. See on hästi oluline, sest siis me vaatamegi selle 3 aasta jooksul või seda 5 aasta jooksul, me siis vaatamegi, kas me saame seda seadet parandada või siis me saame selle seadme asendada, et kas siis asendame sama sugusega või siis hoopis täiesti nagu uue. Aga seda, millised tingimused on, tuleb jälle alati nagu uurida jälle oma selle kindlustuslepingu pealt, et soovitavalt ostmise hetkel, sest see on hästi tähtis, et see ostmise hetkel tuleb see otsus nagu ikkagi teha, et mille jaoks mul seda kindlustust ikkagi nagu vaja on, et kui on inimene ikkagi on aktiivse eluviisiga ja teab, et kodus on batuut, kodus on lapsed, pärast võib rääkida ka lemmikloomadest, et siis tasuks mõelda, et võiks olla
ei, me selles saates pärast ei räägi mitte midagi, me räägime kohe kõik need asjad ära, lemmikloomad on ka, me muidugi ei taha nüüd kindlasti jätta ju seda muljet, et nüüd need batuut, lapsed ja lemmikloomad, et siis on ikkagi elu ikka väga keeruline, eks ole. Aga no eks selge see, et asju juhtub rohkem, kui on rohkem inimesi või rohkem vara sul, eks ole, et see on selge. Mis nende lemmikloomadega siis on või mis teie kogemus ütleb? Ma pean kohe ära rääkima enda 2 nädala taguse juhuse ära. Nimelt minu väike koer sõi reaalselt meie käekella ära. Käekella ja hammustas selle täitsa pilbasteks, ja sai lihtsalt kapi pealt kätte ja tegi krõmps ja läinud ta oligi, et seal on huvitav, kuidas ma sinna lähen seletama, et see hunnik tagavara osi on minu väikese koera töö. Just, et see kõlab naljakalt, eks, aga tehes kahjuhüvitist, siis kirjutad sinna selle põhjuse, et mis ma omalt poolt muidugi või enda kahjuks võin seda rääkida, et mul puudus seadmekindlustus. No nii, et see on seesama, et tark õpib teiste. Jah, sest meil kunagi mõtlesin, lapse kell, et ei ole vaja, eks, tegelikult oli ka kallim, eks, ikka selline 200 €. Tegelikult kui vaadata nagu palju kellad maksavadki palju, ja tasub täitsa mõelda, et oledki oma kodus, paned laua nurga peale, et ikkagi võib juhtuda, et keegi 4-aastane tuleb ja teeb sellega midagi, et mis talle heaks arvab. Mis see oma vastutus antud juhul selle 200 € kella puhul oli? No Telia näitel on oma vastutus on 3% soetatud seadme väärtusest. Siis ikkagi mingi väärtus on, sest ma saan aru, kui 190 € on kodukindlustuse see oma vastutus, siis selle 200 € kellaga antud juhul ei oleks midagi. Ja, kui niimoodi konkreetset olukorda vaadata, siis jah, tõepoolest, et sellises väärtuse esemne puhul on seadmekindlustusest kindlasti väga palju rohkem kasu kui kodukindlustusest siin vaadata. 100% nõus, aga teiselt poolt, mis kodutöö jäi vähemalt alles, seda koer ära ei söönud kellegi. Jah, oleks ta diivani nahka pannud, mida ta veel jõuab teha muidu. Jah, et kuna ka poiss käib nüüd koolis, siis me oleme nagu mõelnud kunagi on tulnud selle peale, et või tundnud väga naljakalt, kui keegi ütleb, et koer sõi mu kodutöö ära, et aga täna võib see kodutöö olla reaalselt ka sülearvutis või ka tahvelarvutis, et on ka tõenäoliselt on see reaalne, et mitte ainult kindlustusandjale sa ei pea ütlema, et koer sõi mu kodutöö ära, eks siis selle tahvli, vaid tuleb ka kooli öelda, kuule, sorry, mul see kodutöö oli seal tahvlis. Aga huvitav, sellisel juhul ütleme sellist nagu loomingulist väärtust või et seesama kodutöö on ju jube suure vaevaga tekkinud, eks ole, kas kodukindlustus sellist asja ka kuidagi? See on ikkagi konkreetne tükk, seade, ma ei tea, mööbel. See läheb jah, see kodutöö paberil, mis koer saab ära süüa, see läheb uuesti kirjutamisele, seal ei päästa mitte keegi. Üks kindlustus. Seal ei tule kindlustus õpetajale selgitama, et ausõna midagi oli. Et seal ei päästa, aga kus kodukindlustus nüüd loomade puhul või mis üldse seal nagu see oluline hetk on, võib-olla on see, et mida ära mainida, mis võib-olla läheb kategooriasse ka see, et kuidas inimesed asjast aru saavad või kuidas nad enda peas on selle valmis mõelnud, aga tihtilugu loomadega olulisel on see, et loomade omamise tagajärjel midagi kodus juhtub. Et see ei ole automaatselt välistus, aga see ei ole ka automaatselt kaetus. Ja mida ma siin all mõtlen on see, et stiilis meil on näiteid küll siin, et koer jookseb kodus ringi, hüppab, kõrgab ja midagi selle käigus juhtub. No hästi sage asi kodus üleüldiselt, mis juhtub on, et kui juhtmed on olemas, siis juhtmed leitakse üles ja kopetatakse otsa, et on see lapsed, koerad, koduomanikud ise on, et see nagu mingi üli sage hetk. Aga mis on teiselt poolt nagu välistus, mis võib-olla vajab või on mõistlik nagu üle toonitada, tingimustes jällegi kirjas alati, aga on loomadele iseärane tegevus siis. Et võtame näiteks kassi, mida kassid teevad? Kassid nurruvad ainult. Ainult süles, pikutavad nurruvad. Aga nad kratsivad ainu ka. Ja kui me võtame selle sama diivani näite, et kui kassi puu ei kõlba enam ja diivani kallale minnakse, siis tegelikult on see loomale omane tegevus ja see ei ole kuidas ma ütlen siis, ootamatu juhtum, eks ole, kindlustuse puhul ongi see kikker või see põhi highlight on see, et see peab olema ootamatu, ettenägematu juhtum ja olles kassi omanik, tõenäoliselt see
või mitte tõenäoliselt, vaid päris kindlasti see ei ole ootamatu juhtum, et ta midagi kratsima hakkab või siis siin neid näiteid tõenäoliselt leiab veel erinevate liikide kohta, et kassid ja koerad ei ole ainukesed koduloomad. Oota, ma saan nüüd õigesti aru, et kui kass midagi ära kraabib või koer diivani ära sööb, et siis see ikkagi läheb nüüd kindlustuse alla? Kui nüüd kass kraabib, mis on kassidele omane tegevus. Aha, siis see on oma viga. Siis on laias laastus, et kassi mingisugune vajadus on rahuldamata, see kraapimise asi on ju. Ja vaat selle kellaga ongi nii, et vast olete proovinud talle anda nagu kassid või koeratoitu tähendab selle, nagu päris mingi krõbinad on vist. Koerad on ikka krõbinad. Et ei peaks kella sööma. Vaata, kui koer kella ära sööb, siis kodukindlustus ei kata sedagi. See on omane tegevus talle. Asjade söömine. Mängimine. Ütleme, selline näide, seda ma näen nagu kindlustusjuhtumina küll, aga jah, et ikkagi veidikene konkreetsemad tõule või loomaliigile omased tegevused on need, mis on välistatud. Aga teiselt poolt, mis on jällegi võib-olla tõule omane asi, aga jällegi on kaetud, kui me räägime koertest, on ju, et mis koertele ei meeldi? Mis esimene asi tuleb päev, mis koertele? Koerele meeldi rihm, jah. Okay. See oli isegi laulusalmi. Ma mõtlengi, et okei, minu mõtted läksid rohkem iga USA filmi peale enam-vähem või seriaali peale, et koertele mitte kunagi ei meeldi postiljon. Et kui sa oled koeraomanik ja koer juhtumisi tekitab siis mingisuguse kahju kolmandale isikule, on ta siis näiteks varaline kahju, et postiljon läheb auguliste pükstega minema näiteks. Et see on asi, mis on näiteks kaetud, on ju. Kas see on kaetud nii-öelda tavalise kodukindlustuse raames juba või on vaja eraldi võtta see vastutuskindlustuse toode sinna juurde, et kui sul seda ei ole, siis ikkagi ka postiljoni püksid pean talle uued ostma. Väga õige küsimus. Ja ütleme, vastutuskindlustoode eraldiseisvalt, ei saa öelda, et ta sellisena olemas on, aga ütleme niimoodi, väga hästi komplekteeritud kodukindlustus ikkagi hõlmab sinu hoonet ennast, sinu vara ja vastutus ka, ja neid summasid saab ise valida, neid ei pea alati võtma, siis kõik on ikkagi vastavalt sellele, mis nüüd inimesel see vajadus on, aga tõepoolest selle jaoks, et postiljon ei peaks auguliste pükstega käima või ise ei peaks postiljon uusi püksi ostma, et siis vastutuskindlustus on see, mille alla see käib, on ju, et jällegi, siin on erinevad nüansid ilmselt kindlustusandjad, et kuidas ja mis on kaetud ja millised on omavastutused ja nii edasi. Aga jah, kolmandale isikule tekkinud siis kahju vastutuskindlustus. Igal juhul on tark vaadata kõik need tingimused üle ja mitte lihtsalt pärast hakata näpuga järgi ajama. See on alati tark enne sõlmimist endale asi teha selgeks ja mingi välbaga miks mitte ka värskendada, sest et ma ei tea, seadmekindlustus, see on ülikaua juba olnud, ajas on tõenäoliselt tingimused muutunud ka paar korda, et kodukindlustuses, ma ei ütle, et iga aasta, aga kui siin turu peal ringi vaadata, eks ikka iga aasta leiab mingisuguseid nüansi muudatusi, väiksemaid või suuremaid. No tegelikult ju muutuvad ka seadused ja seadusandlused, kui me võtame näiteks liikluskindlustuse, siis ju eelmise aasta detsembris ju päris olulised muudatused seal ju tekkisid. Võib-olla korra räägime need veel üle ka, et inimesed, kes ei ole veel kuulnud, et siis äkki nad märkavad enda sõidukit. See sõiduki mõiste on ka juba ju, eks ole, muutunud ajas, et võib-olla täna vaatame neid üsna nobedalt liikuvaid elektrijalgrattaid või ka tõukerattaid, mis ei tule nagu selle pealegi talle otsa vaadates, et see võiks olla üldse nii-öelda sõiduki nime all. Et mis siin on niisugused olulisemad asjad, mida tasub inimestele meelde? Võib-olla lühidalt siis nii palju, et jah, et selle liikluskindlustuse mõte kui selline on endiselt liikluskindlustus oma olemuselt on ka just kui siis vastutuskindlustus, ehk siis kui sa osaled liikluses, toimub õnnetusjuhtum, et siis kannatajale hüvitatakse kahjud ja mis on siin võib-olla niisugune suur märksõna on siis just nende kergliikurite või nende vaatest on tõukerattad on niisugune võib-olla kõige familiaarsem nagu teema, et seal või kui nii-öelda veidikene laiem spektrum võtta, siis on registreerimisele mitte kuuluvad sõidukid, eks ole, et auto peab ära registreerima ja niimoodi ongi, aga on kogu hunnik sõidukeid, nagu näiteks elektritõukeratas ja neid on muidugi veel,
mida registreerima ju tegelikult ei pea, aga nende siis kiirusmass ja nii edasi on siis sellises suurusjärgus, et tegelikult kuuluvad või saab sõlmida neile liikluskindlustuse ka, mis kataks ära siis need olukorrad, kus sulle liiklusõnnetuse tagajärjel siis nii-öelda see vastutus tekib kolmanda isiku vastu. Mis on oluline ära märkida ka, et mitte ei saa seda kindlustust teha, vaid seda peab tegema nüüd, et kui avalikus liikluses täpselt nii. Murutraktoriga lähed nii-öelda avaliku tee peale, siis peab olema juba liikluskindlustus. Jah, et seal need muudatused on tehtud, et kellel peab olema ja kellel mitte, nii et need tasub ka üle vaadata inimestel. Ja siin on abivahendid tegelikult olemas, et LKF-i lehel on hästi palju infot on ju välja toodud, et saada või teha kindlaks, et nii, minul on see asi nüüd siin kodus, et mis ma sellega pean tegema, kas ma pean seda kindlustama, kas ma ei pea seda kindlustama, et teatud parameetrid tuleb sisse toksida ja saab põhimõtteliselt vasta, et kuidas ma nüüd selle asjaga pean käituma või kuidas on korrektne talitada, et siis kui midagi juhtub, oleks kõik ilusti timmis ja muresid vähem. Inimesed teatavasti kõikide uute selliste kohustuste üle avaldavad nurinat alati, see on selge ja loomulik ka, aga kui mõtlema hakata, et ma tõesti ma selle murutraktoriga naabri autole külje pealt sisse sõidan, et mis siis saab, eks ole, et kui see liikluskindlustus sul ei ole, siis on paha lugu. Ja, nii minul kui ka naabril võib-olla, kui mul ei juhtu olemagi hetkel rahad, et tema auto korda teha, eks ole. Ja täpselt niimoodi ongi, et see kindlustuse olemus ju iseenesest on see, et eesmärk on taastada kindlustusjuhtumi eelne olukord, eks, ja teinekord need olukorrad või need summad on nii üüratult suured, et väga tore on, kui keegi teine maksab, on ju. Ja sa ise paned siin niimoodi. Ja veel kord, see on nii mõlemal osapoolele toredam, sellepärast, et tõesti ei juhtugi inimesel olema sellises summas vahendeid, et seda teise kahju korda teha. Aga ma korraks veel küsiksin sellist asja, et mul kodus on igasugused peale kasukate ja muude selliste lahtiste esemete, võivad olla ka need samad jalgrattad või miks mitte ainult jalgrattad, ma ei tea, mingid iseliikurid ja mis need kõik tänapäeval on, eks ole. Aga nemad on sellise liikuva iseloomuga teatavasti, et ma lähen jalgrattaga poodi, aga tagasi pole enam millegagi tulla. Vahepeal on keegi teine endale tahtnud seda. Taoline asi on ka kuidagi selle kodukindlustuse all või siis me tegema veel mingi eraldi kindlustuse. Seadme kindlustus vist jalgrattale kahjuks ei lähe, kuigi täna on ju jalgratas ka seade minu mõnest, et ka arvuti sees, eks ole. Võib-olla uus jalgratas, elektriline jalgrattale rohkem tehnikat sees kui vanal nuputelefonil kunagi. Jah, või vanal, ma ei tea, autol. See on päris kindel, et see nii on ka muidugi. Aga igatahes, et see seadme alla ei lähe, aga mis siis saab, kui tõesti pihta pannakse minu mingisugune, ma ei tea, jalgratas, tõuks, iseliikur, mingi muu asi? Siis kui nüüd jalgratas tõesti läheb sõitma ja sina seal jalgratta peal ei ole ja see jalgratas ka tagasi ei tule, et siis esimene asi, mis tuleb teha, on hoida näpud ristis, et ma olen olnud varasemalt hästi hoolekas ja kodukindlustuse sõlminud loomulikult. See on eeldus muidugi. See nagu punkt 1, et kindlustus võiks olla olemas ja ütleme niimoodi, et jällegi seltsid tuleb natukene vaadata, lugeda välja, aga üldiselt jalgratas võiks olla asi, mis on koduse varalt kaetud. Ja aga siin tulevad mängu meil nüansid ja käime need üle, sest et need on väga, väga olulised minu arust. Et sa tõid näite sellega, et lähen poodi, paar ratta lukku, tulen kompsudega välja, vaatan, lukku võib-olla on ainult. Võib-olla ei ole lukku ka ainult. Ma muidugi lukkuni üldse ei jõudnudki veel. Et ma ei pruugi sedagi teha. No okei, vaatame siis kolmes kategoorias, et okei, ratast ei ole, siis esiteks loodan, et on kodukindlustus, et muidugi teine oleks võinud olla see, et mul on lukk ka. Aga seal on oluline erisus üleüldiselt vara käitlemisega siis. On niisugune common sense, et sa peaksid käituma selliselt, et teed endast kõik oleneva, et su vara jääks alles. See tähendab seda, et on see siis jalgratas, lapsepõhker, mis iganes muud. Kui sa jätate järel valvata avalikku kohta, et siis sa paned ta lukku. Et see on, ütleme niimoodi, niisugune kuldreegel, et alustame sellest, et sul võiks ta olla lukus ka, et kui sa jätate keset avatud platsi ja lähed ise nii võtsmed ette.
palun võtta kirja ka veel juurde. Laias laastus jah, et palun, siin on ratas, et noh, siis on natukene nagu hapulugu. Kui ta on lukus, siis on hoopis teine tera, et siin sa oled teinud kõik endast oleneva avalikus ruumis, et ta säiluks ja kui ta on siis jalutama tõesti läinud, siis edasi hakkame vaatama juba seda, et mis seal kodukindlustuse sisu on, sest et ratas võib olla siis selles avalikus kohas, ta võib olla su keldriboksis, garaažis, panipaigas laias laastus on ju, ja ta võib olla ka tegelikult su koduõue peal näiteks, eks. Ja kui me nüüd võtame selle avaliku ruumi või kodust väljaspool oleva asja, siis kogu varakindlustuse võttes on ju see, et sinu kodune vara või tähendab see vara, mis sinuga tuleb kaasa, kodune vara väljaspool kodu, on tihtilugu mingi protsendini koduse vara summast kaetud. Ehk siis kui me toome siia näite, et kodune vara on kindlustatud 20 000 näiteks ja siis 25% ulatuses sellest on kaetud sinuga kaasas käiv vara, on see siis, ma ei tea, telefon, kell, jalgratas, mis iganes, et siis 25% 20 000, eks ole, et kui su ratas sinna sisse mahub ja see kindlustusjuhtum siis nagu toimub, et siis on tegelikult nii-öelda, võiks öelda, et hästi, saame hakkama. Aga kui nüüd see koduse vara summa on väiksem, vabandust, 5%, mitte 25%, siis võib jääda hätta, eks ole, et tavaline ratas, ma ei teagi, palju rattad tänapäeval meil maksavad, elektriratas maksavad ikka isuga. Väga erinevates kategooriates muidu. No, jah, nagu käekell võib olla. Okei, jah, nõus, et ütleme, et ratta puhul ei ole ebatavaline leida väga lihtsalt ka 4-kohalise numbri klassis, eks ole, jalgratas ja ka sinna ülesse poole. Ehk siis point on see, et kui sul on koduse vara kindlustus näiteks siin, ma ei tea, 10 000, 15 000 ainult, siis on see hetk, et ei piisagi võib-olla. Sellest on siis teatud protsent, mis on kaasas. Kui ma toon näite, et kaasaskantav vara on 5% ulatuses kaetud, eks ole, siis 15%-st 5%. Ei kata. Võib-olla ei saa. Aga igal juhul ma tahtsin just seda nagu küsida või jõuda sinna, nii et see kodukindlustus sõnana võib mõnele inimesele tähendada seda, et ainult see, mis kodus juhtub, mis kodus on, aga tegelikult ikkagi ka mõned asjad, mis sa kaasa võtad, on kindlustatud, siis et see on hea teada, et see on natuke see veel turvalisem tunne ikkagi. Jah, täpselt, see on hea teada, on üks asi ja see on hea teada ka sellest vaatest, et siis sa oskad ka täiendavalt juurde arvestada seda, et kui me kerime tagasi, et mis me rääkisime, et tuleb teha eeltöö, et mis kindlustussummad ma valin, ja see on tegelikult üks aspekt, et kus ma käin, mida ma kaasas kannan, kas ma tahan, et see oleks kaetud ja kui suur see summa sellisel juhul peaks olema nagu üks pool ja siis teine dimensioon on tegelikult veel see garaaži või panipaiga teema, et seal on ka seos tavaliselt koduse varaga, et seal on see protsentuaalne jaotus tavapäraselt, ütleme niimoodi kuskil 25%. Samamoodi, mida ma hoian keldris, kas seal, mis mul on, kui palju seal võib kaotsi midagi minna, et kui suur see summa peaks olema, et mul oleks kõik vajadused kaetud. Et lisadimensioon teeb natukene raskemaks, aga jällegi mitte midagi võimatut seal ei ole. Kiire küsimus vahele, kui ma selle rattaga poode minnes käna käin ja ratta ära lõhun. Enda tervisekindlustus peab siis olema, et enda kahjusid katta, aga selle rattaga siis saab, et sellisel juhtumil ma saan mingit abi teilt või ratas on 8 ja raam on kõver. Ei, kui nüüd tõepoolest sõidad rattaga, kukud pikali ja ratas on täiesti maha kandmisele, siis tegelikult samamoodi koduse varasumma vaatame üle, eks ole, kui ta sinna alla mahub, tegelikult ei... Et see ei tähenda, et ma ise enda süül ju kukkusin, eks ole. Selles mõttes, et jah, üldiseid välistusi on, mis puudutab joobes jalgratta käitamist ja nii edasi, eks ole. Aga stiilis, kui sa sõidad jalgrattaga lihtsalt ja juhtumisi naabrikoer jookseb üle tee või on sõbralik siilteed ületamas ja siis sa teed äkilise manöövri, milleks sa valmis ei ole, kukud pikali ja kõik on suur katastroof, siis lihtsalt mõnel linnatänaval on sellised toredad augudki, kuhu sisse sõites võib üle pea käia. Kui me räägime nii-öelda tavapärasest kasutusest ja õnnetusjuhtumist, mis on ette nägematu ootamatu, et siis
ja jalgratas selle tulemusena läheb mahakandmisele, et siis tegelikult kahjuavaldus esitamine täitsa omal kohal. Saate lõpetuseks ühe asja tahaks veel klaarimaks teha, et me nüüd oleme rääkinud siin suvistest käitumistest, eks ole, et inimesed liiguvad rohkem ja nii edasi, aga ega nad ei liigu ju ainult Eesti sees, et suvel käiakse tihti ka ikkagi Eestist väljas, välismaal. Kas see kõik, mis me siin täna nüüd rääkisime, kehtib ainult Eestis sees või kui ma lähen välismaale, noh, seal võib samamoodi mul batuut olla või mingi muu mure, et kas seal ka siis see kindlustus kehtib üldse? No alustame sellest, et reisihuviline peaks alati oma kindlustuslepingu enne reisi ikkagi üle vaatama, et ja kui ta on ikkagi, inimene on ikkagi reisihuviline, siis ka seadme ostmisel, seadmekindlustuse vaates vähemalt sellega arvestama, et tal on palju liikumist. Et reisimisel tegelikult tuleb olla üldse ekstra tähelepanelik, sest see tavaliselt, mis me reisimine kaasa võtame, ongi see nutiseade. Ja kui selle nutiseadme midagi juhtub, võib olla terve edasine reis üldse nii-öelda pekki keeratud. Ja mis on veel reisimisel hästi oluline, et mitte seade ei pruugi lihtsalt rikki minna, vaid on oht, et ka reisimisel asju varastatakse. Et ongi see, et lähed ilusasti Piisa torni, lähed pildistama, eks, et ühel hetkel hakkad katsuma, et kus mu telefon on, et selliseid asju nagu juhtub ja meil on ka üks selline halb näide näiteks välja toodud, et kliendil varastatigi telefon ära reisimisel, telefonist võeti välja SIM-kaart. SIM-kaardil oli üli selline lihtne kood a la selline 000 või 1234 ja see SIM-kaart pandi teise telefonisse ja tehti mitme tuhande euro suurune telefoniarve ka veel, et ehk siis kindlustuse sõlmides tasuks ka nagu mõelda selle peale, et ahah, et võib-olla esiteks võiks SIM-kaardile turvalisema parooli panna, eks, et alustame sellest. Või siis ka see, et kui see olukord peaks juhtuma, kas kindlustus ka nii-öelda muud kulud ära katab? Kas see teie seadmekindlustus katab? Ja, meil seadmekindlustus katab kuni 1000 eurose kulu, aga mis ei ole otseselt seadme endaga? Ja näiteks telefoni, mobiilikulud, mobiili- ja kõnekulud näiteks, mis võib juhtuda nagu reisil. Ja meil on reaalne praktika on selles näiteks nagu olemas, et aga ütleme reisimisel üldse et mis soovitusi nagu veel on, et tegelikult kui seade on katki, siis ei saa oma lennupileteid ju kuskilt jälgida, siis on majutusega keeruline, siis ei ole kontakti, ei saa reisikaaslastele helistada. Isegi helistada ei saa, et ma olen hädas. Isegi helistada ei saa, et on hädas, nii et tegelikult tasub mõelda üldse nutiseadmele need ekstra tähelepanu pöörata, et kas siis talle panna kaitse, mingi eraldi spetsiaalkaitse veel peale, et või siis ka see, et tegelikult need andmed, mis on hästi olulised reisimiseks, et need tuleks kindlasti kas kuskile talletada, ma ei tea, paberkandja näiteks prindid välja näiteks või siis meelde tuletada ka enda paroolid, et näiteks kui mul on meilikonto, eks, et kui mul seadet ei ole, aga ma tahan teises seadmes sisse logida, et ja kui parooli ei mäleta, siis pole puhta jama, eks, et lõppkokkuvõttes ka isikutest dokumendist tasuks igaks juhuks alati reisil koopia teha, et ehk siis ennast ka kaitsta. Jah, seadmekindlustus kaitseb inimest välismaal, aga kui telefon läheb katki või kaob ära või virutatakse ära, siis edasine reis on tegelikult keeruline, et ja lõppkokkuvõttes ka see, et kui on juba reisil on ka pilte palju tehtud ja me räägime, et ka kodus, et varasemalt pilte tehtud, et siis need võivad ka kadunud olla ja kui seal andmed ei ole nagu nii-öelda pilves kuskil olemas, dubleeritud, siis võib päris palju kahju olla, sest seadmekindlustus ka me ju pilte, meil ei ole võimalik mälestusi taasta mitte midagi. Mälestusi ei ole võimalik taastada, jah, et ainult me saame kliendile pakkuda kas siis seadme remonti, asendust või siis talle täiesti nagu uue välja pakkuda. Kas on midagi teie poolt veel siia saate lõppu inimestele südamele panna? Mis puudutab võib-olla suve ja reisimist? Toredat, mõnusat, chilli aega, nagu öeldakse. Absoluutselt. Kogu see suvine... Ei tasu liiga palju ka muretseda. Suvine aeg võiks olla mureta, ja juhul, kui midagi juhtub, et siis iga inimese esimene eelistus võiks olla see, et mul on tehtud kõik selle jaoks, et ma saaksin minna online keskkonda, täita siis kuskil mingisuguse avalduse ära, loe kahjuavaldus, ja keegi teine hakkab asjaga tegelema laias laastus, et see asi saaks kaetud, et... Me peame tervet suve selle peale raiskama, et... No, aga tõepoolest mõtle nüüd, kui sa näiteks ongi,
suve alguses kohe on mingisugune suur, ma ei tea, torm, no okei, täna sadas vihma ka, aga noh, hästi, ma ei tea, tuleb äike, teeb ühe korra sahmaka ka veel ära, siis on mingisugune äikesest tulenevalt, sul on seadmed seal kõik maha kandmisele või poolenisti rikkis, on ju, siis seesama batuut on ka lendu läinud, on ju, noh, ja siin, noh, kui üks mingi markantsem näide võtta juurde, et ka suure sädemega on meil olnud niimoodi, et ka kanalisatsioon hakkab vastupidi käima, eks ole, kus on kahjud mingi, ma ei tea, 10 000, on ju, et kui su suvi algab niimoodi, siis on ülihea, et keegi sellega tegeleb, on ju, ilma, et sa peaksid ise sellega tegelema ja see puudutab nii sinu nii-öelda seda kodust olukorda, see puudutab sinu seadmeid, see puudutab ka seda, kui sa tahad suvel reisile minna, on ju, et selle jaoks, et sa tuleksid reisilt tagasi, sul seadmed oleksid ilusti, saaksid taastatud ja see emotsioon oleks hea ja sa ei tuleks sealt mingisuguse näiteks suure meditsiiniarvega tagasi, juhuslikult, on ju, noh, siis ja ongi. Teadmisega, et oli mul vaja minna. oli mul vaja minna jah, või toda tegema või kolmandat tegema, nii et põhisõnum mul olekski see, et selle jaoks, et asi oleks muretu, et rahakotile väga hullult peale ei hakkaks mingisugused ootamatud asjad, siis kindlustus on see koht, kuhu poole vaadata, sest et riski saab ära ajutada ja noh, ütleme niimoodi, et minule meeldib vahetada see suur risk selle kuumakse vastu ja rahulikult tänava peal või kus iganes kõndida. No suvel kindlasti on nii päikest, aga ka äikest. Kas teie seadmekindlustus katab äikesekahjud? Või siis on jälle oma viga, et ma telekat ei jõudnud pistikust välja? Jah, meil kahjuks Teliasse seadmekindlustust, me ei kindlusta telekat, meil sellist toodet ei ole, aga kui telefon peaks pikselöögi saama, siis palun kirjutage otse mulle. Ma tahaks seda momenti näha, et see tõenäosus vist on üks. No aga kui ta laeb mul parasjagu elektri, siis võib ju juhtuda. Siis võib tõesti juhtuda, et aga... Ma loodan, et liiga palju kirju ei hakka tulema selle huvitavate näidetega. Kuulge, aga meil on saate aeg otsas, et midagi teha pole. Kindlasti me võiksime veel rääkida ja ma usun, et me veel tulevastes saadetes räägime mõned teemad veel lahti. Aga täna siis seadmekindlustusest ja kodukindlustusest ma väga loodan, et meie vaatajad ja kuulajad said palju praktilisi näiteid ja kasulikku informatsiooni. Swedbanki riskikindlustuse valdkonna juht Eivo Kisand ja Telia äriarendusjuht Ainar Lillemaa. Suur tänu teile siia saatesse tulemast ja oma mõtteid jagamast. Saatejuht Tanel Talve tänab teid kuulamast ja vaatamast. Järgmisel korral juba järgmised teemad. Kõike kaunist! Riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee